hei hopsti, me oleme siin täna Lembiga jälle. Me sattusime diskresse. As one does. Juhtub ka parimatega. Me avastasime siit välijuuksi. Ja me oleme otsustanud proovida seda. Jah, miks see nii viltu on? Üks ilus poos ka nüüd. Ai, kas see on variant? Minu meelest... Jaa, tee seda. Vaata, äkki sa lööd oma pea ära. Sest ma olen seda teinud nendega, mis tulevad nagu üli kõrgelt. Joo, kas see on nagu Soome või? Jaa, see firma, millega neil kõik mänguväljakud on nähtud. Ma mäletan, kui ma olin laps, siis ma unistasin sellest, et Eestis oleks ka lapsetit. Sest me käisime fansidel Soome mänguväljakutel ja seal olid lapsetit. Ja ma olen piisavalt vana, et minu Eesti mänguväljakud olid need roostest nõukaaegsed tulud. Ja ma kleidis olen. Convenient. Äärmiselt. Ekstreemselt. No. It's surprisingly nice. You're planking. Tunnen ennast nagu kala, mis pannakse. Tead nagu, kui sa tahad grillida liha, Yeah. siis sul on need ühed kindlad aparaadi, mis käivad nagu... Yeah. Ma olen nagu selle peale ja ma ootan, et see teine mulle peale pandaks. Oi, siin on vist väga peeni vahe. Äkki need käivadki nagu siia äärde ära, et siis see nagu tabel lõuad on tabu. Maybe. Aga nüüd ma ei ole jälle nagu mingi nädal aega teinud. Nii laedal. Proovi kõvemini veidi. On sviitamata. Milleks see on? Istumisel. See on nagu benchimine, vaata. Või siis see on nagu dissecting table. Ma saaksid nagu... Ja vaat sa pead sellest pulgast haarama. Tundub ees heavy. Jumägi. See tundub oht. Fantastiline. That's what dreams are made of. Ma siit ära astu. Sa pead kõhulihase kasutama. Ei ole. Kas see esimest pidi oli nagu dissecting table või? Jaa. Ja siis sa pidid pushima seda baari. See on vist loogilisem. Wow. It really is what dreams are made of. See tundub loogiline, või? See tundub loogilisem kui see, mida mina tegin. Pulgal võiks olla rohkem eesmärki. See on nagu järjekordne asi, milleta oleks lihtsam seda teha. Võiksin nagu tegema. Äkki see ei ole osa sellest? Äkki see oli lihtsalt redel? Ma imestan, et siin ei ole pulka. Ma mõtlesin, et kui nüüd ei libis, siis äkki peaks saaks seda teha lihtsalt. Väga vähe harjutust, aga ikka parem kui mitte midagi. Sa teed väga aeglaselt. Siis ma arvan, et sa võib-olla hakkad seda tundma. Ma pean seda ka proovima või? Jaa. Ma pean oma sõrmused ära võtma. Mul on tunne, et ma hakkan sellest paremaks muutuma. Ma olen viimasel ajal pidanud seda päris palju tegema. Iga kord, kui ma satun nendele, siis mingisugusel põhjusel neil on olemas just see. Välja arvatud muidugi selles mystery spotis Helsingis. Seal ei olnud. Siin on pulk. Kas sul on ideid? I don't know, pole dancing. Kuigi see sein on ees. Äkki see on see, kui sa pead nagu lihtsalt üles ronima. Lapsed on lühemad. Mina olen pikk ja tugev. Alustama. Yes, sul on üleva. Sa saad alla hüpata. You should try. Võib-olla sul on hüppamisruumi. Saidki nagu põhimõtteliselt hüpata ju. See on päris eepiline. Siin on mingi juhe. Näe, siin on tutoria. Sa oled nagu vihane juhtme peale. Miks? Sest juhe on sassis. Ei ole. See on nagu raske. Kas siin ei ole nagu kaks selle mõttega, et siis on nagu kaks või? Mõlemad käes. Aga see on raske ju. Aga harjutamine teeb meistriks.
ükskord nägin, tead seda Beyblade'i animet? ei. Okei, ühesõnaga Beyblade'i anime, ma tean, et minu vanused teavad, millest ma räägin, sest ta näitas nagu Kidzone'i. ma vaatasin Kanal 2, kui ma üles kasvasin. ma vaatasin Soome kanaleid ka. Igastahes Beyblade'i animes on see helesiniste puhvis juustega kutt, kes on nagu suht lühike. Niimoodi, ta teeb neid ja siis ta on hästi agressiivne. see demonstreerin. see on nagu mingi... see tundub loogilisem kui see, mida mina tegin. hästi raske. sa lööd laineid. Tunnen seda oma kätes kõige rohkem, ma ei tea, kas see on õige. Nüüd see fiilib nagu jooksmine. see on palju lähedane. Indeed. See on nagu DNA. sa seda niimoodi teed? Vennast keegi ei tea. see on nagu kuusad. See on minu jakk. Ausalt tuleb küll väike kõrguse kartus peale nagu. Tegelikult mu jalad on lihtsalt vist nii pikad, et me ei pidanud eriti kõigile ronima sellest üles saada. Siin on ka pink. ma tahtsin dramaatiliselt sisse zoomida ja ma zoomisin jälle välja. Käte nüüd. Käisime siis täna. Siin ei ole ühtegi silti, onju. Ainult selle Tartu omal oli silt ja ma arvan, et me kõik võiksime Tartust õppust võtta. kus meil sa? Diskras. ma vaatan Mätsis. Välijõusaal. Reviews. Saan kommentaaridesse lingi panna oma videole. See on geniaalne. Ma saan kõigile panna. Käisime täna Diskre välijõusaalis. Ma ei tea, kas Diskres on neid veel. Tähendab, see on väga korras. Kõik näeb väga uus välja ja need asjad slaidivad väga mõnusasti. Ma ei tea, miks nad peavad slaidima, aga igastahes nad slaidivad. See maa on kummist, see on alati hea. Plusspunktid selle eest, et neil on 3 slackline'i. Neil on pink. ma soovitan mitte kleidiga tulla. Neil võiks olla tutorial, kuna ja võib-olla see post on tõesti selleks, et sa saaksid üles ronida, kui sa oled lühike ja väike. Aga mille jaoks on need sangad? No see on tõesti küsimus, millel ükski filosoof vastust ei tea. Alati on arenemisruumi, eks ole. 1-10, kuidas me hindame seda? see on nagu hea kvaliteediga, et see on kind of nagu oli. Mis see firma oli? Lapsed? see viitab nagu. Mulle meeldis, et siin on need müstilised laineasjad. Mul on selline tunne, et kui sa tuled siia, siis sa saad teha rohkem harjutusi oma kätele. see ülakeha jõusaal. Just. Aga kus on sinu alakeha jõusaal? Kes sa saad selle slackline'i peal astuda üles ja alla. Võib-olla see on 8, kuna siin on jah lahedad asjad. võib-olla 7. selle alakeha pärast. 7. 7 siis või? 7. Me hindame seda 70-st. See tegelikult on päris okei koht, kui sul jalad on tugevad. Kui sa oled lastega, siis see on hea ilmselt. Siin on turnimist. Kui sa oled niš, siis siin on slackline. Meile meeldis ka see, et siin on puitplaadid. Mulle meeldib ka see, et see on sinine ja see on sinine. Põrand on ka selline sinise ja musta segu. Ma arvan, me oleme tagasi autost. lahkume Diskrest. Hüvasti gäng. Näeme juba järgmises videos. Wow. And now I've zoomed in.